Vastuvõtt väraval oli igatahes ülimalt soe. Mürakad Pürenee mäestikukoerad, üks alles 9-kuune, hüppasid ja üritasid musi teha. Kuigi nad näivad väga sõbralikud, ei soovita perenaine neile siiski ise läheneda. Ma näen ikkagi vaeva sotsialiseerimisega, eks ole, et karjavalvekoerad, Pürenee mäestikukoerad on siiski valvekoerad, et päris iseseisvalt ma enda aeda nagu väga ei lubaks, on ju, sest et neil on ikkagi valveinstinktid. Aga kui mina kui omanik ütlen, et jah, palun tulge sisse, kõik on okei, siis minu koerad vaatavad, sõbrad, fine, mängime, hüppame peale, tervitame, on ju. Pürenee mäestikukoer on pärit Prantsusmaalt, kus neid kasutati mägistel aladel karja kaitsmiseks. Nad on hästi isepäised, aga väga targad loomad ja tänapäevalgi kasutatakse neid karjas siis nii lamba, kitse, kellel mis kari on ju karjavalvuritena. Ka minu kodunt on läinud mitmeid Pürenee mäestikukoera kutsikaid päris karja valvama. Alates Eestist kuni Saksamaani välja. Pürenee mäestikukoera nimetatakse giganttõuks. Temast kõrgemad on vaid saksa dogi ja iiri hundikoer. Ja väikeseid 5-nädalaseid kutsikaid on 9. Oma teise lemmiktõu Tiibeti Spanieli leidis Marion ühelt koerte näituselt. Ma võtsin selle kutsika niimoodi sülle ja siis mul tekkis see sisetunne kohe, et see on see koer, mida ma tahan. Skandinaavias on see tõug nagu väga populaarne. Soome, Rootsi, Norra on neid väga-väga palju ja tänavapildis näha. Paraku meil Baltimaades ei ole nii tuntud. Tegemist on väga kihvti tegelasega, kes on ka natuke isepäised, hästi pika ealised ja väga terve tõug. Tiibeti Spanieleid on kokku 6, 3 kutsikat, 8-nädalased. Nendest pisikestest ka siis kasvavad 5-8 kilo kasvavad täiskasvanud koerad, eks ole, ja siis nende valgetes siis kasvavad 45-65 kilo kaaluvad suured koerad. Aga nagu näha, kõik saavad oma vahel nagu läbi, on ju. Need Tiibeti Spanieli kutsikad on ka iseloomu täis, et need oskavad iseenda eest väga hästi seista. Koerte pidamine on Marionile hobi. Koera armastus algas lapsepõlves. Mu esimene tõukoer oli aastal 91 on ju ja siis see oli Ameerika Cocker Spaniel ja aastal siis 2005, kui ma endale esimese Pürenee mäestikukoera võtsin, on ju, siis läks süda sellele tõule ja nii läkski, et minust sai koerakasvataja. Ühe Pürenee mäestikukoera eelmise pesakonna kutsika, 9-kuuse Olivia, viib Marion 1. mail Jaapanisse. Perre, kes 9 aasta eest ostis eelmise tema kasvatatud kutsika. Olivia on kasvanud juba nii suureks seepärast, et dokumentide ajamine Jaapanisse on väga aeganõudev. Miks jaapanlane üldse tahab osta koera nii kaugelt, kas lähemalt ei saa? Vaata, Jaapan on ikkagi selline päris kinnine saareriik ja ma arvan, et sinna üldse nagu koerte aretusliinide saamine on päris keeruline protsess. Minu koerad on tuntud ja nii nad on need teed minuni leidnud. Hind on koertel soliidne. Pürenee mäestikukoerte hind on tavaliselt jääb sinna alates 1600 kuni 2000 eurot ja Tiibeti Spanielite hind on sinna samasse kanti jääb umbes 1800 eurot. Ostja tuleb tavaliselt ise koerale Eestisse järele. Mõnikord viib looma kohale Marion, siis kannab sõidukulud ostja. Suurem osa minu Pürenee mäestikukoerte kutsikatest lähevadki välismaale. Et eelmises pesakonnas, kus mul oli 9 kutsikat, ainult 2 jäid Eestisse. Ja siit pesakonnast veel mõned on vabad, aga siin on ka suurem osa juba välismaale ära broneeritud. See on vahest ka väga tore, sest et siis on võimalus jälle reisile minna, viia kutsikas sinna inimese juurde, näha, kus ta elab, on ju, ja vaadata natuke maailma ka. Aga on neid, kes tulevad ise ka Eesti ja siis samamoodi teevad nagu turismireisi, pole kunagi Eestis käinud, on ju, ja siis on mul alati olnud võimalus käia meie ilusat Tallinna ja vanalinna tutvustamas. Koertel on ka TikTokis, Instagramis ja Facebookis sadu jälgijaid. Tähelepanu nende koertega saab absoluutselt nende suurtega, et me oleme käinud jalutuskäike tegemas vanalinnas ja siis mitu tükki kaasa võtnud ja ma võin öelda, et inimesed on täiesti vaimustuses, kui me oleme käinud ja Raekoja platsil siis just jõulude ajal ka käinud, kõik tahavad pilti teha, turistid alati küsivad, et mis tõug on, teevad videoid ja pilte, et alati me oleme hästi populaarsed olnud. Kokku on siit maailma läinud 124 kutsikat.